Tere tulemast vaatama QTV esimese perioodi uudistesaadet. Mina olen Anne-Maria. Mina olen Keissi. Tänases saates vaatame üle kõik üritused, sündmused, külalistunnid ja laagrid, mis meil sellel perioodil on toimunud. Viskame pilgu peale koolis toimunud keeltepäevale. Kuulame, mida rääkisid Ivari Padar ja Liina Lukas meie õpetajatele ning õpilastele. Ning lõpuks uurime, kus on õpilased käinud väljaspool kooli oma teadmisi täiendamas. Kooliaasta algus hakkas traditsiooniliselt 1. septembri aktuse ja klassijuhatajate tunnidega. 1. septembril kogunesid kooli uued 10. klassid aktusele. Värsked gümnasistid ning uued klassijuhatajad võeti vastu direktori kõnega. Lisaks astusid hümniga üles Rasmus Allik ja tervituslauluga Miia Markus. Seda, mida õpilased ja direktor uuesti õppeaastast ootavad, vaata erisaatest, mis on leitav QTV kanalil. 8. septembril tähistati ka meie koolis UNESCO lugemispäeva lugemistundidega. Päeva eesmärgiks on raamatute reklaamimine ning inimeste lugemisrõõmu edendamine. 8. oktoobril toimusid UNESCO lugemispäeva raames lugemistunnid. Eesti keele tundides said õpilased lugeda ning esitada oma lemmikraamatuid ka teistele kaasõpilastele. Mul rippus hing juba paelaga kaelas ja ma suutsin mäeda vaid varjualusest. Mu pilk ekses pidevalt mööda maastikku. 20. septembril toimus juba traditsiooniks saanud Petersoni jooks. Vaatame, kuidas üritus sel aastal möödus. Euroopa spordinädala raames korraldasid 12. klassi õpilased Emilia Mutso ja Keiri Kuusik 20. septembril juba mitmendat aastat toimuvat orienteerumisvõistlust Petersoni jooks. Võidu jooksid Tartu linna peal kõikide lendude esindajad ning isegi 2 õpetajate gruppi. Oma lendude võitjateks tulid 11. F ning 12. B. Erilist tänu avaldati ka 12. Keele, kes läbis terve raja 9-liikmelises grupis. 26. septembril said õpilased tutvuda erinevate Euroopa keeltega ning oma teadmise nende osas täiendada. Euroopa keeltepäeva raames toimus 2 ülekoolilist üritust. Keelekahud ning ingliskeelne õigekirjavõistlus. Õigekirjavõistlusel olid võidukad 10. A-klassist Sander Merisalu, 12. A-klassist Oliver Kimask, 11. A-klassist Lovisa Koltšin ning 11. C-klassist Tristan Mäeots. Keelekahuutil teadsid rohkem õigeid vastuseid 11. C, 11. F-i, 10. F-i, 12. E ja 12. B-klassi võistkonnad. Koolipere kõige värskemad liikmed said täisõiguslikeks kooliliikmeteks rebaste kohanemiskatsetel. Lähme uurime, kuidas päev rebaste jaoks möödus. Kuidas teil tänane retsimine on läinud? Väsitavalt. Ma olen terve tund paganud peaaegu. Ja nagu näha, mu nägu ei saa üldse hingata. Nagu rahulikult. Ei ole väga hullu retsi saanud. Ma ei tea, suht tore on. Nagu põlved on räägid valusast, sest nad nagu suruvad seda helinat ja see on nagu jumala rõve mees. Muidu on nagu suht okei, aga nagu mind teibiti kinni ja nagu värki-särki, aga nagu suht okei, aga nagu suht ei keri tegelikult. Siiani on lahja olnud, ma ootasin hullemat, aga läheb hullemaks kindlasti. Missuguseid ülesandeid sa oled pidanud juba lahendama ja kas sul on mingisugused ülesanded veel ootama sees? Praegu oli just mingi kalavõistlus, mille ma kaotasin haledalt. Mis meil siin käimas on? Mida te täna kannate? On brändiriided? Ei, mingi lihtsalt kodust leidsin see, mis oli. Ma ei hakanud midagi nagu uut ostma, võtsin selle, mis oli. Oktoobri alguses said abituriendid katsetada ka õpetajate ametiposte ning nende töökohtade plusse ja miinuseid. 5. oktoobril toimus ülemaailmne õpetajate päev. Päeva raames viisid abituriendid läbi õpetajate töökohustusi, materjalide koostamisest tundide andmiseni. Õpetajad nautisid samal ajal uute kümnendike koostatud videoid ning sõitsid lõuna ajal Põltsamaa lossi imetlema. Septembris võttis meie kool osa ülemaailmsest koristuspäevast. 17. septembril leidis aset ülemaailmne maailmakoristuspäev, mille raames käisid õpilased kooli ja veekogude ümbrust ning kodukohti koristamas. Koristuspäevast võttis osa meie koolist 11 klassi. Perioodi esimese külalistunni andis õpilastele Riigikogu liige Ivari Padar. Ivari Padar andis külalistunni teemal väärikas kodanik. Külalisesinejad olid kuulamas õpilased kõikidest lendudest, kes täitsid tunni ajal ka töölehte.
õigus on saada riigilt kõikvõimalikku kaitset ja tuge, nii kui te asute nii oma riigi territooriumil kui ka välismaal. Ja kohustuste pool on selge, et järgida oma riigi seaduseid eelkõige, aga ka Perioodi teiseks külalisesinejaks oli Niina Lukas, rääkides balti-saksa kirjandusest. Hõimukuu raames käis 18. oktoobril kirjandusteadlane Liina Lukas rääkimas balti-saksa kirjandusest ning selle mõjust ja lõimumisest Eesti kirjandusega. Ka meie oleme Euroopa, ärge unustage meid, ja räägib seda Balti riikide nimel. Tänapäeval oleks seda põhjust teha samamoodi Ukraina eest. Järgmisteks külalisteks olid Viljar Veede ning Reigo Repo, kes mõlemad rääkisid meie õpilastele ja õpetajatele vaimsest tervisest. Oktoobris tähistas meie kool vaimse tervise kuud, mille raames andis 12. oktoobril veebiloengu psühhiaater Viljar Veede ja 20. oktoobril külalistunni psühhiaater Reigo Repo. Tegelikult, kui me mõtleme oma meeleoludele järele, siis me peaksime mõtlema sellise natukene pikema perioodi peale. Tõsi, haiguste klassifikatsioonis tõesti 2 nädalat on see aeg, et kui on selle aja jooksul olnud täitunud 3 põhisümptomit, ehk siis alanenud meeleolu, energiapuudus ja võimetus tunda rõõmu, siis öeldakse, et see on depressioon. Septembri lõpus toimus Käärikul 2 meedia- ja filmimooduli laagrit, mille jooksul valmis 4 lühifilmi. 30. septembril käisid 12. klasside meedia- ja filmimooduli õpilased Käärikule laagrisse. 3 päevaga mändati valmis 2 lühifilmi. Ka tänavuste meedialaagritega saab lähemalt tutvuda QTV YouTube'i kanalilt. Meedialaagriga samaaegselt toimus ka loodusmooduli praktikalaager. 29. septembril sõitsid loodusmooduli õpilased 2 päevaks Nõiariki praktikalaagrisse. Seal said nad võtta erinevaid vee- ja mullaproove ja neid läbi katsete uurida. Esimese perioodi jooksul jõudsid juba mõningad õpilased erinevate alade võistlustel kõrgeid kohti saavutada. Tartu koolide vahelistel teatejooksude päeval saavutasid meie õpilased 2. koha. Tartu aasta gümnaasiumiõpetaja 2022 oli meie kooli keemiaõpetaja Alo Kivilo. Tiitli aasta tegu hariduses pälvis meediamoodul ja õpetaja Riho Rosin. Tartu linna koolide vahelistel meistrivõistlustel saavutasid meie kooli poisid 1. koha. Koju toodi ka tüdrukute arvestuse 2. koht. Selline oligi meie esimene periood. Täname, et vaatasite. Kohtume juba järgmistes saadetes.